Meil kõigil on kujutlusvõime. See võimas jõud, mis võimaldab meil luua, unistada ja näha asju, mida pole veel reaalselt loodud. See on omadus, mis eristab inimest loomadest ning on olnud oluline meie evolutsioonis ja arengus. Kuid sellest hoolimata kasutame meie, inimesed, oma kujutlusvõimet väga erinevalt. Üks oluline aspekt meie kujutlusvõime kasutamisel on selle suund ja eesmärk. Mõned inimesed kasutavad seda loominguliselt, et luua kunsti, kirjandust või muusikat. Nende jaoks on kujutlusvõime vahend eneseväljenduseks ja maailma mõistmiseks. Teised kasutavad oma kujutlusvõimet praktiliselt, et lahendada probleeme, leiutada uusi tehnoloogiaid või luua innovaatilisi ärimudeleid. Nende jaoks on kujutlusvõime vahend saavutuste ja edasiliikumise jaoks. Samas võib kujutlusvõime olla ka kahe teraga mõõk. Kui seda kasutatakse negatiivses või destruktiivses suunas, võib see viia hirmude, ärevuse ja irratsionaalsete mõtete tekkimiseni. Näiteks võib inimene kujutleda halvimat stsenaariumit igas olukorras või lasta oma mõtetel kinni jääda mineviku kibedustesse ja kurbustesse. Kujutlusvõime kasutamisel on oluline ka tasakaal. Liigne fantaasiamaailmas elamine võib viia tegelikkusest võõrandumiseni ja probleemide eiramiseni. Seega on oluline kasutada kujutlusvõimet koos teadlikkusega. Meie kujutlusvõime kasutamise viisid võivad olla ka kultuuriliselt ja individuaalselt mõjutatud. Mõnes kultuuris julgustatakse loovust ja fantaasiarikkust kasutama, samas kui teistes võidakse seda pidada mõttetuks või ohtlikuks. Samuti võivad inimese isiklikud kogemused ja taust mõjutada nende kujutlusvõime kasutamist. Näiteks võib laps, kes on kasvanud üles keskkonnas, kus teda julgustati oma kujutlusvõimet kasutama, olla loovam ja avatum uute ideede suhtes kui keegi, kes kasvas üles keskkonnas, kus fantaasiat alla suruti või ignoreeriti. Kujutlusvõime mõjutab ka meie suhteid teistega. Loomingulised inimesed võivad leida ühenduse teiste samasuguste mõttekaaslastega, samas kui praktilised inimesed võivad eelistada suhelda nendega, kes jagavad nende pragmaatilist maailmavaadet. Samuti võib kujutlusvõime aidata meil mõista teise inimese emotsioone ja kogemusi ning seeläbi luua tugevamaid sidemeid nendega. Kokkuvõttes võib öelda, et meil kõigil on kujutlusvõime ja sellel on võimas mõju meie elule. Oluline on õppida seda kasutama tasakaalustatult ja teadlikult, et saavutada oma eesmärgid ning elada täisväärtuslikku ja rahuldust pakkuvat elu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!